Tänase koguduse aastapäeva puhul ma soovin tervitada Lasnamäe Püha Markuse pere poolt ema kogudust lauluga Aasta looja peopesal. Tutvut sõuab pikki sinist järve selga, laine virve kaldal korrutab. Peopesa kumeruses kannab meid looja, armastuse rahu allikas. Peopesa kumeruses kannab meid looja, armastuse rahu allikas. Kurgede kolmnurgat rivistuvad rongi, kattusel vihma rabistab. Kuldsel sügispäeval ja pimeneval õhtul issand meid kõrgustest juhatab. Kuldsel sügispäeval ja pimeneval õhtul issand meid kõrgustest juhatab. Levikesed oksal turritavad sulgil, lumekuub loodust lahutab. Kõige enam sooja saab looja läheduses, külmunule hoolitsust osutab. Kõige enam sooja saab looja läheduses, külmunule hoolitsust osutab. Esimesed pääsud tiiblevad põllul, sinililled õitsvad lõhnama. 4 aasta aega ja looja suur kämmal, armsamat paika ei olla saa. 4 aasta aega ja looja suur kämmal, armsamat paika ei olla. Tervitan teid kõiki meie koguduse 144. aastapäeval. Palju tänu meie muusikutele, Eesti Malmile, Lasnamäe Markuse kogudusest ja meie missionärsajal ja samuti Olga Kamsile kaasateenimised muusikalises osas. Kogudusele teatada, et homme siin õhtul on muusikaline palvus ja kaasateenib orelil Kersti Petermann. Ja tuleval pühapäeval on jumalateenistus tavalisel ajal kell 11 hommikul ning kaetud on armulaud. Ja meie pühapäevakooli tunnid on liikunud internetti, et lapsed saavad praegust kaugõppel oma tundidest osa. Ja kui on veel leerigrupist huvitatuid, siis palun võtke ühendust õpetaja Eha Kraftiga ja tema siis teid registreerib ja annab juhiseid. Leeritunnid ka toimub meil esmalt kaugõppe vormis ja hiljem veel siis ka personaalselt. Tõuseme nüüd siis ja alustame tänast jumalateenistust. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Kui issand tuleb, toob ta valgusette pimeduses varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused. Jumala palge ees ja tema sõna valgel. Katsugem läbi oma südamed ning tunnistagem Jumalale oma patud üheskoos üteldes. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle, patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõige väeline igavene Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks. Kristuse kiriku sulasõna kulutama sulle, kes oma pattu kahetsed, Jumala armu ning mõistan sind sinu pattudest vabaks
Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Meie palume. Jumal Isa, Poeg ja Püha Vaim, meie kogudus on pühitsetud sinu nime auks ja sina õnnistad neid, kes siia kirikusse kogudusena kogunevad. Jätka oma head tööd meie keskel oma sõna ja sakramendiga. Võta kuulda meie palveid ja täida meie kogudus oma väega. Sulle, Püha Kolmainus, olgu ülistus ja au igavesest ajast igavesti. Aamen. Kristuse kogudus, võtke kuulda Jumala sõna,
prohvet Jesaja raamatust 62. peatükist. Sioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otse kui tõrvik. Siis saavad rahvad näha su õigust ja kõik kuningad su au. Ja sulle antakse uus nimi, mille määrab Issanda suu. Siis oled sa toredaks krooniks Issanda käes ja kuninglikuks peaehteks oma Jumala pihus. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Koos kogudusega loeme antifoni salmile. Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Laulge temale, mängige temale, kõnelege kõigist tema imedest. Kiidelge tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat. Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet. Meenutagem tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid. Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Tema laotas pilve nende katteks ja tule valgustama öö. Nad palusid ja ta tõi võtte ning söötis nende kõhud täis taevaleivaga. Ta avas kalju ja vesi jooksis. See jooksis jõena põudsel maal, sest tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sulast Aabrami. Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Lugemine apostel Pauluse kirjast Tiitusele 1. peatükist. Paulus, Jumala sulane ning Jeesuse Kristuse apostel Jumalast valitud usu järgi ja selle tõetunnistuse järgi, mis vastab Jumala kartusele, igavese elu lootuse põhjal, mille Jumal, kes ei valeta, on tõotanud enne igavesi aegu ja kes on määranud ajal teinud oma sõna avalikuks jutlustamise läbi, mis on usaldatud minu kätte Jumala, meie päästja käsu kohaselt. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
halleluuja, me nägime tema kirkust nagu isast ainussündinud kirkust, täis armu ja tõde, halleluuja. Lugemine Püha Luuka evangeeliumist 4. peatükist. Jeesus tuli ka Naatsareti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ja ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu on kirjutatud. Issanda vaim on minu peal, seepärast ta on mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meelepärast aastat. Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainult teda. Tema hakkas neile rääkima. Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Meie palume. Kõige väärine issand, luba minu sõnad ja meie mõtted oleksid sulle meelepärased. Sa meie tõe õnnis tegija. Aamen. Palun istuge. Meie tänapäeva ühiskonnas oleme harjunud mõttega, et vabadus annab meile loa teha seda, mida meie süda soovib. Jeesusele vabadus aga tähendas hoopis midagi muud. Vabadus, mis tõi elu. Vabadus surmavangist. Vabadus sellest, mis annab meile eksiteele näited. Vabadus survele allaandmisest. Vabadus elada nii, et me alati alluta kõik endi tahtele. Vabadus elada Jumala meelepärast elu. Jeesus jutustab vabadusest, mis võimaldab Jumala tahet täita ning ligimest ka teenida. Jeesuse esimene jutus on Naatsaretis, tema kodukoha koguduse kojas. Ja ta loeb prohvet raamatu ette kuulutust, et selgitada seda, mis on sündinud ja sündimas tema kuulajaskonna endi silme all. Jeesus pärast oma ristimist pidas vastu kiusaja kõrbes. Kerge on alla anda ja kõnelda sellest, mida kuulajad tahavad kuulda, et saavutada poolehoidu ning kuulsust. Jeesus aga seda ei teinud. Kui kuulata seda, mida Jeesus kõneleb, kui vaadata seda keelt, mida Jeesus kasutab, neid sõnu ja seda sõnumit, selle tooni, millega ta esineb, tuleb meile midagi tuttavat ette. Maarja kiituslaul, mis meile kirja pandud Luuka evangeeliumi 1. peatükis. Maarja sõnad on justkui ettekuulutus sellest, millest Jeesus ise oma esimeses jutluses hakkab tunnistust andma. See otse kui järelkaja kiituslaulule. Maarja laul annab tunnistust sellest, mida Jumal on teinud, ja tunnistust sellest, mida tema poeg hakkab täide viima. Maarja laulab, mu hing ülistab issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu päästja pärast. Sest on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved. Sest mulle on suuri asju teinud vägev ja püha on tema nimi. Ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. Ta on näidanud oma käsivare kangust. Ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke. Näljased on ta täitud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust. Nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Aabramile
ja tema järglastele igavesti. Maarja avastab, et ta on armu leidnud Jumala silmis. Ja see on seesama arm, mida maailm kogeb Jeesuses Kristuses, tema pojas. Sellel hingamispäeval Naatsareti koguduse kojas Jeesus rullis lahti Jesaja raamatu ja leidis koha, kuhu ei kirjutatud. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat. Issanda meelepärane aasta on otse vihje juubeliaastale, mille jooksul jaotati ümber maa, mida oli vahepeal ära võetud. Mõnele tõeline rõõmusõnum, aga teisele õnnetus, eriti kui oli teise maa endale kätte saanud. Aga Jeesus lõpetab oma lugemise ja istub maha. Ta istub, sest ta hakkab õpetama, seletama lahti prohvet Jesaja teksti, nii nagu rabi keset oma kogudust, keset inimesi, kes on kokku tulnud Naatsareti linnas, koguduse kotta. Neil on erinevad traditsioonid, erinevad arusaamad ning tõlgendused. Ja keset erinevaid praktikaid ja kohalike tavade täitmist, koos kogudusekoja jumalateenistuse korraga, mis eksisteeris paralleelselt templiriitusega, sinna on Jeesus tulnud. Sinna on ta tulnud kui rabi oma koguduse keskele. Kas Jeesus õppis seda, mida tähendab tuua vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat oma emalt, nendest lugudest, nendest lauludest, mida ta Jeesusele jutlustas noore lapsena, laulis talle hälilauluna noore lapsena. Kas Maarja kõneles Elisabetist, Johannesest, Saarast ja Aabramist ja kõigist esivanematest? Kas on võimalik, et Jeesus nägi oma ema kaudu ja kuulis oma ema suust seda, mida tähendas tõeline rõõmusõnum ja ilmutas seda ka oma jutluses kui Jumala poeg? Kuid tuleb ka vahet teha hea uudise ja halva uudise vahel, hea sõnumi ja kurvastava sõnumi vahel, sõnumi vahel, mis vabastab, ja sõnumi vahel, mis vangistab. Kui keegi kuulutab meile, et oleme terveks saanud, siis on midagi meis olnud, mis vajab tervendamist, mis haige olnud. Kui keegi meile andestab, siis on alati meie juures midagi, mis vajab andestust. Kui keegi palub meilt andeks, siis on temas midagi või tema teinud midagi, mis vajab meiepoolset andestust ning andeks andmist. Rõõmusõnum, mis on kurb sõnum, on ka rõõmusõnum. Jeesuse õpetus Naatsareti koguduse kojas on jutlus, mis läheb edasi minnes väga keeruliseks. Rõõmsõnum, mida ta tõi Naatsareti kogudusele, on ka rõõmusõnum meile, kes elame kultuuriruumis, mis ülistab inimeste individuaalsust, inimeste ise hakkama saamist, inimeste talente, inimeste nõu ja jõud, mis on iseenesest arusaadav, sest me kõik tahame enda tegusi esile tõsta. Aga Naatsaretis, kui Jeesus jutlustas, selles kultuuriruumis, selles kogukonnas, selles koguduse kojas, sellele kõigile olid tagajärjed. See kogukond oli korporatiivne, ühtekuuluv kogukond, mis antiikmaailma mõtteviisiga ja tõekspidamistega.
Jeesus ilmub oma kodukoguduse kotta väga vagal viisil. Ta peab hingamispäeva, nii nagu tava on seda ette näinud. Samas ta on oma poiss, selles kogukonnas üles kasvanud ja nüüd on ta kuulsaks saanud. Ta on prominendina esile tulnud ja prominendina on ta ka koguduse kojas. Ta loeb päeva loosungi pühakirjast, nii nagu on tava. Jeesusest, sellest kohalikust poisist, kes tekitas ka oma vanemate meelehärmi, kui ta 12-aastasena templisse jäi. Temast on nüüd saanud korralik rabi. Aga need sõnad, mida ta loeb suure prohveti raamatust, Jesaja raamatust, on ka need sõnad, mis liiguvad kiirelt üksikult isikult ühiskonda. Ta puudutab väga valusalt ühiskonna õigluse tunnetuse närvi. Nii nagu Maarja kiituslaulus on ka prohvet Jesaja sõnades vaestele küll rõõmusõnum, aga samuti keegi leidub seal, kes peab minema kurvalt minema. Ja need pole mitte vaesed, kes kurvalt lahkuvad. Kui kuulutatakse issanda meelepärast aastat, mõned saavad oma maa tagasi, aga teistel, kes maa enda kätte on saanud või sahkerdanud, neid võetakse see ära. Jeesus, kes püha vaimuga on võitud, kes kuulutab prohvet Jesaja sõnu, kui täide läinud sõnu, on see sama Jeesus, keda võetakse vastu, aga sama Jeesus ka lükatakse välja. Teda kiidetakse, aga teda tehtakse ka maha. Luuka evangeelium ei sisalda ainult au ilmumist, vaid ka risti. Pole imeks panev, et vaga Simeon tunnistab. Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Jumal kunagi ei jäta inimesi sinna, kus ta neid leiab. Jumalaga kohtumine Jeesuses alati toob esile muudatuse inimestes endas. Ja muudatus pole siin kontseptsioon või idee. Muudatus on isik, ta on persoon. Jeesus on see muudatus. Tema eeskuju, tema sõnad, tema tegevus annavad meile tee Jumala juurde. See pole nagu valitsuse muutmine. Üks partner välja vahetab teise vastu. Kui kohtume Jeesusega, see on tõeline meele muutmine ja meele parandus, millele Jeesus meid kutsub. Taevasse pääsemisest on kirjutatud Vanas Testamendis Jaakobi redelist. Ja me kujutame taevase pääsemist ette ka Jaakobi redelina, mille kaudu inglid tulevad ja lähevad maa pealt. Astuvad üles ja alla. Me kõik tahame ronida edukuse redelil. Me tahame kõik ronida redelil, mis viib meie elu edasi. Me kõik tahame ronida redelil, mis viib ülespoole taevastesse. Aga mis juhtub, kui meie redel toetub valele seinale? Mis juhtub, kui meie redeli alus pole kindel? Siis on lahti pahandus ja häda on käes. Jeesus, natsaretlane, juutide kuningas, on tegelikult pilge, mida Pilatus kirjutab Jeesuse ristile. Kui me edasi loeme tänast evangeeliumi lõiku, siis me näeme ka, et natsaretlased Jeesust ei võta vastu. Nad tahavad teda hukata ja tema lahkub nende seast. Ta ei saa teha ühtki imetegu. Evangeeliumi sõnum on rõõmusõnum, aga ta on ka kurvastuseks neile, kes issandat vastu ei võta.
meile parandus on meie lunastus. Aga me jääme lunastusest ilma, kui me meelt ei paranda. Rõõmusõnum võib olla kurb sõnum, aga rõõmusõnum on tõeline rõõmusõnum. Kui võtame end kokku, võtame suuna Jeesuse poole, siis me leiame tee igavese elu poole ja Jumala riiki. Andku Jumal meile tarkuse ja mõistuse vaimu Jeesuse järel käia. Aamen. Tõuseme nüüd ja tunnistame üheskoos oma püha ristiusku apostliku usutunnisuse sõnadega nõnda üteldes. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühad osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Täna koguduse aastapäeval me mõtleme kõigile, kes siin pühakojas on teeninud meie kogudust, tänu meeles, et Jumal on saadud ustavaid teenijaid oma ande jagama, et evangeelium rõõmu sõnum Jeesusest Kristusest võiks meie keskel elada ja meie keskel kasvada. Mõtleme tänu selle peale, et need vaimulikud, muusikud, koguduse liikmed, nõukogu liikmed ja juhatuse liikmed, kõik, kes oma anded siia rakendanud, on aidanud ka meie ühiskonda kasvatada. Sellepärast jääme nüüd palvele Jumala ette. Me täname sind, kõige vääriline Jumal, et sinu rahva keskel ja meie oma koguduses paistab valgus, mis meie pimedust peletab. Ja me palume meie kiriku ja kõigi vaimulike eest, meie sõpruskoguduste ja nende koostööliste eest. Tugenda meid kõiki, ära lase meil väsida armastuse teenistuses. Ära lase meid eksiteele minna ja luba, et Issanda ilmumise sõnum võiks jõuda kõigi inimeste ja rahvasteni. Me palume sind, kuule meid, armas Issand Jumal. Me täname siin inimeste eest, kes töötavad valitsuses õiguse ja õigluse teenistuses. Me palume kõigi eest, kes on meie linnades ja valdades vastutavatel kohtadel. Aita neil needest pidada ja kanda inimliku võime piire ja painutada end sinu valitsemise alla. Lase neil taotleda rahu ja tõrjuda ebaõiglust ning kõiges sinu tahet järgida. Me palume sind, kuule meid, armas Issand Jumal. Me täname sind kõikide eest, kõigi andide eest, kõigi võimaluste eest, mida sa meil olid kinkinud. Me täname sind söögi, joogi ja tervise eest. Me palume sind, õpeta meid neid ande targasti kasutama, nendest jagama puuduses olijatele. Õpeta meil vahet tegema kaduva ja kadumatu vahel. Too peredesse, vanemate ja laste keskele rõõmu üksteisest ja tee meie kodud armastuse poolest rikkaks. Kinnita meie ühiskonda, juhenda meid, et me võiksime alati sind teenida ja sinu valguses käia. Me palume sind, kuule meid, armas Issand Jumal. Me täname kindla teadmise eest, et sinu igavene valgus meid ümbritseb ka siis, kui me seda ei näe. Ja palume kõigi kannatajate ja hädas olijate eest, sõja ja õnnetuste ohvrite eest, näljas ja vaesuses vaevlate eest, kõigi haigete eest. Valgustagu meie õnnistegija ilmumine ka nende pimedust ja kinkigu neile jõudu ja lootust. Me palume sind, kuule meid, armas Issand Jumal. Jumal, imeline Issand, me täname sind, et saad meie üle lastud tõusta heldel koidutähel Jeesusel Kristusel. Lase tema säral
meid igal ajal juhtida ja meid valguse lastena sinu poole rännata taevase kodumaa poole. Sulle, kolmainus Jumal, olgu tänu, kiitus ja au, nüüd ja igavesti. Aamen. Palun istuge vahemuusika ajaks. issand, olgu teiega. tõstke südamed Jumala poole. tänage issandat meie Jumalat. tõesti on õige hea, et igal ajal ja kõigis paigus täname sind,
püha issand, meie pääline isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Tema, sinu armas poeg, oli kuulekas sinu tahtele ja tema tegudes sai avalikuks sinu kirkus. Sellepärast mõistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime öeldes. Püha, 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 püha on meie Jumal, meie issand Seebaot. Taevas ja maa on täis tema au. Hoosianna kõrges, kiidetud olgu, kes tuleb issanda nime. Hoosianna kõrges. Me palume sind, halasta taeva isa. Õnnistada ka söömanaega kõigile, kes siin sul laval koos on. Ja sellega su poja Jeesuse Kristuse ihu ja verd, tema tõotuspööda vastu võtavad. Meie issand Jeesus Kristuse öögi tema ära anti. Ta võttis leiba, tänas murdis ja tema jüngritele ning ütles. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teist antakse. Tehke see minu mälestuseks. Seesamal kombel tõstis ta kargika pärast õhtu söömaaega. Tänas andis selle neile ning ütles. Võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teist valatakse pattudateks andmiseks. Isa, kes küll joote, tehke seda minu mälestuseks. Kristus on keskmeie seas. Teda austame sinu ees, o taevane isa, kui oma puhas, püha ja ilma peatud ohvrit. Temaga kummardame sind, tema sees kiidame sind, tema läbi me palume sind. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärad on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issanda rahu olgu alati teiega. Kristus, Jumala talv, kes maailma vastu ära kannab, halasta meie peale. Kristus, Jumala talv, kes maailma vastu ära kannab, halasta meie peale. Kristus, Jumala talv, kes maailma vastu ära kannab, anna meile oma rahu. Kõigil, kes võid arvulast osa saada, on laske üks hakatud kõigi karatali. Tulge, sest kõik on valmis. Nõnda kui valge lumeloor sätendab päikese paistel. Puhtaks saab süda, muutub meel, kui toetud Jeesusele. Kõik häbiväärsed talletused on taeva kaustadest kustutatud, kui kõik patusüüd andeks on antud Jeesuse risti läbi. Nõnda kui taevas ääretu mõõtmatu lainete vägi, armastust lätte ei ammendu, voolab armujõgi. Läbi ja lõhki meid tunneb ta, kuid ikkagi valmis on unustama, kui kõik patusüüd andeks on antud Jeesuse risti läbi. Nõnda kui metsa hääletus öötunni avaras hõlmas,
vaikinud kajav süüdistus, uuenend südame kambris, vabad me koormaist endistest, on halastus suurem me mõistusest. Kui kõik pattu süüd andeks on antud Jeesuse risti läbi. Kõik pattu süüd andeks on antud Jeesuse risti läbi.
me oleme osa saanud Issandast Jeesuses Kristuses selles armulavas, mida me oleme just pühitsenud. tema kiitab meid ja hoiab meid igavese elu tarvis. Aamen. täname Issandat, sest tema on hea. Halleluuja. kõige väärne Jumal, me oleme võinud kogeda siin oma kirikus sinu templis, pühas kojas, sinu au ja kiitust ja templis, samuti sinu väge ja sinu sõna ja sakramenti. toida meid oma elava päeva leivaga, jööne meid üheks iluks Jeesuses Kristuses, et me võiksime selle naise elu palve rännatud päevi sind uskuvalt teenida, peegelda meie elus kirkust silma peal. seisa sinu rahu meie üle, meie maa ja rahva keskel. kõike seda me palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, tasku pane kaitse su peale, on sulle armuline. Issand, tõstma pane sulle ja andu sulle rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. minge Issanda rahu.